Ja tere taas tulemast Hortoni Aiapäeviku lehele. Ma sain täna meie pakikese tomativiljadega ja tegin selle just lahti ja siin oli neid palju rohkem, aga ma sõin juba osad ära. Ja ma mõtlesin, et ma siin vaikselt terrassil teen ühe jutu ära, enne kui mu pere avastab, et ma täpselt kujutan ette, et neile väga meeldiks see tomat. Aga mõtlesin mõtiskleda natukene selle üle, et kust kohast tulevad uued köögiviljasordid. Ja ma kindlasti ei taha rääkida sellest, et kuidas suured korporatsioonid endale sorte teevad ja millised õigused siis neil on ja millised kohustused meil kui tarbijatel oleks ja kuidas need on autoriõigustega kaitstud ja penaltid on seal üsna vänged ja kõik selline. Ei, ma tahaks rääkida sellisest lihtsa inimese asjast, kuidas tulevad uued sordid. Ja kui ma ikkagi Facebookis oma vaba aega veedan, siis midagi ma sealt ikkagi leian ja ma sattusin täiesti juhuslikult ühe postituse peale, kus üks armas inimene jagas oma mõtteid tomatisortide teemal ja see köitis mu tähelepanu sellepärast, et tema varasemateks lemmikuteks olid ka ühed sordid, mis on ka muide, on pärimussordid, mida ka mina kasvatan ja ma nii nõustun temaga selle kõigega. Võib-olla meil on lihtsalt sarnane maitse. Aga ta oli ka nii kena inimene, et ta jagas seda kaldakirju lugu, et nüüd see tomat, mis minu käes on, üks kõrgekasvuline sort, on ristitud kaldakirjuks. Ja seal oli öeldud, et pärimussort ja mis mul oli kohe, et mis asja, kuidas ma ei tea, et millal see kõik juhtus. Ja aga ta oli nii kena, et ta oli valmis minuga sellest rääkima ja lihtsalt oligi niimoodi, et põlde talust on tema selle seemne saanud ja seal ei teatud enam selle sordi nime, et see oli kaotsi läinud ja see oli ristitud siis kaldakirjuks ja siis ma mõtlesin, et ahaa, et see ongi tegelikult ju väga täpselt nii, kuidas ka need pärimussordid tõenäoliselt on jäänud meile kätte. Ja need on need sordid, mis meie tingimustes siin Eestis kõige paremini kasvavad ja meie maitse meele järgi on, et me oleme siin tegelikult võib-olla ühe uue pärimussordi tekkimise juures, eriti kuna tema ka ja selle sordi siis varasem hoidja seda seemet ka jagab. Et ta natukene tegelikult, ma käin päris palju tomatisaitidel vaatamas, ta natukene viskab sellist artisani sordirühma, aga ta tundub, et ta on veel õhema koorega ja ta on selline, nemad üldsegi on sellise vähese happesusega meeldiv tomat, mida süüa, ühesõnaga minu maitse järgi. Aga mis ma sellest rääkida tahtsin, on see, et keegi võib ju siin nokkida, et tegelikult sellel sordil on tõenäoliselt nimi olemas ja võib-olla isegi sordihoidja, kellel võib-olla on ka mingi arvamus, ma ei tea, selle paljundamise kohta, et ta tahaks ka oma osa saada. Aga kui me oleme koduaednikud, siis tegelikult võiks teada seda, et nüüd on ka seadusandlus kui selline, ma ütleks, mõnevõrra leebem koduaedniku suhtes, eriti kui koduaednik, hobiaednik jagab seemneid ja ei saa sellest majanduslikku tulu. Et tervitan siin Agnest ja olen sulle nii tänulik, et sa võtsid vaevaks seda pakki saata, aga teistele teadmiseks, et siin on tegu väga elementaarse seemnevahetusega, sest tema saab minult ka kirja varsti. Saadan talle vastu siis ühte oma lemmikut pärimussorti, mis ei ole laialt levinud. Aga miks ma ütlen, et võib-olla oleme siin pärimussordi loo juures, isegi kui kusagil maailmas eksisteerib võib-olla see tomat sordina, siis ega nii on ju ka alguse saanud teised meie pärimussordid. Ega siis me ei ole kõik ju mingisugused sellised, kes teevad mingisugust tohutut uurimustööd ja uurivad, ma ei tea, kui mitu põlve tagasi neid sorte. Ja kui sa mõtled ka näiteks meie Hiiumaa rohelise tomati peale ja sa tead, et ka teistel piirkondadel või isegi riikidel on ette näidata oma roheline lihatomat, siis kui niimoodi natukene väga üldiselt neid vaadata ja üldistada, siis nad kõik on ühtemoodi, aga kui maitsta ja neid lähemalt vaadata, siis neil kõigil on oma nüanss. Ehk siis kusagil on keegi olnud, ma ei tea, x aastaid tagasi, x kümnendeid tagasi, kellel on olnud taskusse üks tomat, kus ta on siis jaganud need seemned on rännanud mööda ilma laiali ja kui siis need kasvatajad
kes võime ka olla näiteks täna meie, on siis iga aasta teinud oma valiku, näiteks võtnud siit ühe vilja, mis on kõige ilusam, teinud selle kas oma selektsiooni, võtnud siit selle seemne, hoidnud seda üle talve ja siis kevadel uuesti kasvatanud ja siis jaganud seda teistele ja siis aga muidugi ka nagu korranud seda kogu aeg, iga aasta. Siis tegelikult mina julgen täitsa öelda, et me kõik oleme tegelenud sordiaretusega. Okei, me ei kasuta mingisuguseid, ma ei tea, mis meetodeid, et tomat üldjuhul tolmub iseenda tolmuga, eks ole, et võib-olla ka kellelgi võib olla mõni selline spontaanne hübridiseerumine, et siis tekib mingi väga põnev hübriid. Väga palju uusi sorte tomatientusiastidelt ongi tulnud spontaanse hübridiseerumisega. Et kui nüüd see kirstomat minu kasvuhoones tänu ühele ulakale tolmeldajale, kes jõuab õigel ajal kohale enne, kui tomat ise on tolmnenud oma õietolmuga, ja mul tekib mõne oma teise lemmiksordiga hübriid ja selle järgmine põlvkond on mingite väga kihvtide omadustega viljadega, siis mina olen sordiaretaja ja selliseid sorte tegelikult on viimasel ajal väga palju ka registreeritud, aga sageli mitte registreeritud selleks, et sealt mingisugust tulu saada, vaid pigem ongi see, et kui temale saab nimi külge ja tema tunnused on kindlaks tehtud ja registreeritud, siis pigem on ikkagi seal see, et inimesed tahavad jagada, et on väga palju, kes otsivad seda erilist maitset ja seda kõige paremat tomatit. Ja mina teen ju seda ka iga aasta ja mul on nii hea meel, et vahel keegi teist mulle ka kirjutab, et kuule, ma kasvatasin seda, et see võiks ka sulle meeldida. Et mina ka ju otsin oma lemmiktomatit alles veel. Nii et ei tasu pahandada, kui keegi on sordi nime ära kaotanud. Vahel lihtsalt võib-olla peavad asjad niimoodi minema, selleks, et saaksid tulla uued lemmikud. Et ma väga tänan Agnest, et ta viitsis. Minu jaoks täiesti võõras inimene kuni eelmise nädalani, aga ma tean ka seda, et aednikud on tegelikult kõik väga head inimesed. Ma ei ole ühtegi kurja aednikku näinud ja kui ma ise olen ka kusagilt küsinud paljundusokse või midagi, olen ma saanud alati ja ei ole kedagi ka ise ära ajanud. Nii et tomatiseemest veel nii palju, et olgugi tema on märgseeme, siis no ei ole lihtsamat asja, mida teha. Mul on tegelikult Hiiumaa rohelise näitel pühendatud täiesti eraldi väike videojupike, kuidas oma tarbeks võtta tomatiseemet. Aga mina lihtsalt lohistan ta puhtaks siit, võtan selle vetika moodi kullese ümbert ära, mis praegu siis sellel tomatiseemnel takistab idaneni hakkamast. Ja kuivatan ta salvräti peale ära. Aga ma tean, et mitmed hobiaednikud lihtsalt lasevadki sellel kuivada ja siis pärast kevadel külvavad koos selle salvrätikuga. Aga mulle meeldib endale natuke selline puhtam lähenemine. Kui mul oleks siin palju seemneid vaja, siis tegelikult sobib see fermenteerimine ka hästi, kus siis lootuslikult tuleb see mass siit seemnepillest lahti ja eluvõimelised hea idanevusega seemned vajuvad põhja ja teised jäävad hõljuma. Et tegelikult siin sõrme all tunneb ka ilusti ära, et kui seeme on nagu täiskasvanud ja ümar natukene, siis tema idanevusgarantii on tõenäoliselt 100%. Aga nende pärimussortidega on selline asi ka, et mida ma arvan, ja see on minu isiklik arvamus, et kuigi tomatite seeme säilivus võib olla, ma ei tea, 10 aastat, siis tegelikult oleks ikkagi mõistlik iga aasta seda seemet uuesti võtta, ehk siis iga aasta seda ka nagu teha, et see on lihtsalt huvitav, et kuhu me ise lõpuks jõuame järgi. Et mina täitsa julgen väita, et ma olen oma Goldkrone ja Redcherry ja muud sarnased enda kasvuhoones nii ära kodustanud, et nad lihtsalt kasvavad juba nii hästi, isegi kui on sellised natukene keerulisemad suved, nagu tänavu on olnud. Et nemad ikkagi teevad oma tulemuse ära. Ja kui siin hakata juba väga detailidesse minema ja rääkida, ma ei tea, toidujulgeolekust, siis ma usun, et meil koduaednikel on selles nähtamatu, aga väga suur roll. Nii et võib-olla siis, kes viitsis siiamaani kuulata, aitäh! Need on minu sellised mõtisklused sel teemal, et mida me aednikena üldse teeme ja eneselegi võib-olla aru andmata, et
ette, milliste lugude keskele me satume. Aga lõpuks on meil kõigil ikkagi ju ainult üks eesmärk, et kasvatada endale maitsvat toitu oma koduaias. Nii et ma nokin natukene veel edasi, et ma ei võta üldse palju seemet, ma võtan natukene ja siis ma külvan nendest väikse osa tegelikult kevadel ja siis ma hoian seda seemet ja usun, et siin võib tõesti midagi imelist tulla. Aga sinule soovin ma toredat tomatiaastat ja loomulikult toredat aiandamist.